Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Oi sina tige tikrimari, oi sina kaval karusmari. Vaatad minu otsa tõsiselt, meelitad kunnis põsiselt. Laskungi põõsa juurde kükki, seal aga okkaid 1000 tükki. Sutsti torkab mind su nõel, küll sa oled ikka õel. Laskungi põõsa juurde kükki, seal aga okkaid 1000 tükki. Sutsti torkab mind su nõel, küll sa oled ikka õel. Oled õel, oled õel. Ai, 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 ai. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund. Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Indrek Riikoja ja Priit Hõbemägi. Laulis Klaara Mägi 2017. aasta laulu Karussellil Raimond Lätte ja Venda Sõelsepa laulu kurjast tikrist või tigedast tikrist ja see laul on tervituseks peaminister Kristen Michalile, kes kolmapäeval kirjutas oma sotsiaalmeedia kontol nii, et saatis tuld ja tõrva kaela onu Heinodele ja pahuratele tigedatele vanameestele, kes tema arvates esmaspäeval Eesti Olümpiakomitee täiskogul president Kersti Kaljulaiu maha valisid. Peaministrile see ei meeldinud ja ta valis vastandumise tee nende Eesti spordialaliitude juhtidega, kes siis Kaljulaiu maha valisid ja täpsemalt siis 61 neist ja minu meelest neid vanuse tuttu väga magedalt alavääristades. Oota, tige-tikker on sinu hinnangul siis Michal, mitte Kaljulaidi mahavalijad? Kaljulaidi mahavalijad, nendest me veel räägime, et Kaljulaidi mahavalijad, keda oli 61, on Eesti spordialaliitude esindajad, ehk demokraatlikult valitud esindajad, kes täiesti demokraatlikult valisid maha Kersti Kaljulaiu ja minu meelest, kui peaminister võtab seisukoha selles osas ja hakkab nii-öelda emotsionaalsetel motiividel kahtluse alla seadma seda kahekordset demokraatlikku protsessi, siis minu meelest ta teeb halbu poliitilisi valikuid. No vot jah, see ei olegi sport, see ongi poliitika ja erinevalt spordist, eks ole, on poliitikas võimalik kasutada erinevaid poliittehnoloogiaid ja peaminister Kristen Michal täpselt seda kasutas. Ma tõesti ei saa aru ja teie ilmselt oskad seletada, miks ta seda tegi, sest Kersti Kaljulaid siin sama stuudios on kinnitanud, et juhul kui tehakse ka ettepanek, tema ei kandideeri. Sa mõtled, ei kandideeri Eesti Vabariigi presidendiks? Just. Jaa, aga kui see lõppkokkuvõttes on ju inimene, nagu Kersti Kaljulaid on öelnud, et sõna on vaba, et kui Eerik-Niiles Kross teatab lambist, et Kersti Kaljulaid olekski kõige parem presidendikandidaat ja ka peaminister ütleb siis selle peale, et jaa, mis pärast ka mitte, siis minule tundub, et siin on nagu tegemist teatud sorti sellise vee segamisega. Kui me peaksime nüüd tahtma kellegi elu keeruliseks muutma, siis me võiksime siin välja käia mõne uue nime ja seda korrutada sõnadega, miks see võiks temast saada president. See nimi hakkab elama oma elu Toompeal ja toimetustes ja sotsiaalmeedias ja turulettide taga ja selle nime vaene omanik saab ainult öelda, et minuga pole sellest rääginud. Ma sellest saan aru, mis te jaurate, ma ei saanud ma ei jaura, ma räägin päris ausalt. Ma ei saanud Ruust praegu aru, et sa tahtsid, et me seletaksime,
miks Michalil oli vaja Kersti Kaljulaidi nimi välja käia ja siis sa ise vastasid oma küsimusele, et ise küsin, ise vastan, et selle ainus põhjus oli see, et Kersti Kaljulaid on kas ta nüüd on nagu nii resoluutselt, mina ei julge öelnud, et tema ei taha uuesti vabariigi presidendiks saada, aga teatud ringkondades on olemas see hirm, et ta võib tulla, mind mõnevõrra muidugi üllatab, et ka Reformierakonna mida sa hirmu all silmas pead? Aga seda ma peangi silmas, et Eestis on väga suur hulk inimesi, kes mitte mingil juhul ei taha Kersti Kaljulaidi uuesti Eesti Vabariigi presidendi kohal näha. Eesti Vabariigi presidendi võim ei ole nii suur, et selle pärast peaks hirmuda. Vaata, küsimus ei ole nagu selles, kui palju on Kersti Kaljulaidil presidendina võimu, Alar Karisel presidendina võimu või kellelgi 3.-4. presidendina võimu, samamoodi nagu ei olnud ju ka EOK presidendi mahahääletamise puhul, ei olnud küsimus selles, kui palju on sellel presidendil võimu või ei ole, küsimus on persoonis ja selles, et see persoon ei meeldi, see on ebaratsionaalne käitumine, aga nii see käitub, et see on isiksuste vahelised vastuolud, nagu räägiti ja osad inimesed pelgavad, et Kersti Kaljulaidist võiks uuesti president saada, tuleb välja ka, et Reformierakonna ridades on selliseid inimesi ja siis on nagu sellised tabavalt ütlesid, et kui me tahame presidendikandidaati ära tappa, siis käime tema nime praegu välja. Arvan, et see on nagu ma pidasin ära tappa silmas, et presidendina. Ma sain täpselt õigesti aru sinust, et selles mõttes, et välistada näiteks seda, et keegi hakkab siis tõsimeeli hakkab president tuleb ikka president öelda, president Kaljulaidi kui siis tulevast presidendikandidaati esitlema, siis tuleb see juba täna avalikult lauale panna ja selle tulemuseks on see, et ta saab nii tugeva stigma külge, et keegi never ever ei hakka teda siis tõsimeeli siis kandidaadiks. Aga endale ootamatult ma natuke siiski Kristen Michali tahaksin selles osas nagu kaitsta ka sinu eest, et kui me seda tema väljaütlemist vaatame, siis natukene oli tal muidugi selle EOK mahavalijate ja osas nagu õigus ka, et see oli küll juba 2 nädala eest, kui see toimus paar päeva vähem. Mind nagu üllatas kõige rohkem see, kuidas sellel mälestusväärsel üldkogul või mis selle täpne nimetus oli, et kuidas täiskogu, kuidas seal südamerahuga räägiti sellest, et kuidas Urmas Sõõrumaa kaotas presidendi valimised, selle peale võttis oma ettevõtete toetuse EOK-st välja ja andis mõista, et nüüd kui Kaljulaid maha valitakse, siis ta võiks selle raha uuesti nagu tagasi anda, et kallid mehed ja otsustajad, et kas te nüüd sõdite spordi eest või on teie probleem ikkagi isiksustes. Et see küsimus must tekkis ja selles mõttes natuke see seltskond nagu onu Heinad ikkagi on. No jah, jah, muidugi on küsimus ikkagi ja suuremal ja vähemal määral mitte ainult isikutes, vaid ka rahas. Ja tõepoolest raha jagamine on hästi keeruline ja see jääb keeruliseks. Ükskõik, kes siis on, aga midagi ei ole teha. Ma tahaksin peaministri vastu väita ikkagi seda, et poliittehnoloogiat ei tohiks spordijuhtimisel üle kanda. Muidugi ei tohiks samamoodi nagu poliitika ja sport peaksid lahus seisma ja mida kõike veel, aga samas me ju päriselus teame, et see kõik on omavahel seotud. Poliitikas on ebaausad võtted täiesti lubatud. Ja, aga nüüd peame silmas seda, et EOK on olümpiaharta järgi riigis sõltumatu. Ehk et peaministril ei ole mitte midagi pistmist sellega. Peaminister ei peaks kommenteerima riigis sõltumatu organisatsiooni demokraatlikku juhivalikut, aga ta on seda teinud ja võtnud ka mingisuguse väga terava seisukoha. Ma tahaks rääkida natuke sellest terminist, nendest onu Heinodest ja seda küll, aga ma ütlen sulle ennem selle vahele, et see kõik on õige, et poliitika ja sport peaks lahus seisma, aga need samad spordialaliidud on väga paljud, väga suured, väga silmapaistvad spordialaliidud on näinud kurja vaeva selleks, et saada enda otsa presidendi kohtadele tegevpoliitikuid ja seda just nimelt lootuses olla nii-öelda poliitikaga paremini seotud ja seeläbi just nimelt rahalises mõttes jõuda paremini heldemale oksale, et saada rohkem riigi käest raha ehk
ühest küljest nii-öelda poliitikud trügivad ise spordimaastikule sinna korraldama, aga teisest küljest ka nii-öelda spordisektor ise väga selgelt tahab, et poliitikud oleksid selles mängus sees. Ja kui ma enne ütlesin, et sport ei ole poliitikas, ma loomulikult teadlikult eksisin, sellepärast, et Venemaa ja Valgevene sportlastel lubamine rahvusvahelistele võistlustele on siiamaani problemaatiline, justkui keelatud, justkui lubatud. Ei ole, meil on ROK, Rahvusvaheline Olümpiakomitee on selle nädalal öelnud, et Valgevene sportlased peavad nii-öelda võiksid naasta tagasi rahvusvahelise sporti oma lipu all, oma sümboolika all, küll esimesed rahvusvahelised spordialaliidud on juba ütelnud, et mõtsid mul sõnad suust, Riikoja, ehk siis sport ongi poliitika, jah? No, okei, aga see ei puuduta nüüd siis seda konkreetset asja võib-olla nii, kus ma tahtsin seda vaadata. Ma tahtsin sellest vanuselisest nagu sildistamisest või ageismist rääkida. Et tegelikult on ju niimoodi, et Eestis on ainult üks vanuse ja soorühm, mida võib täiesti karistamatult sõimata ja kritiseerida. Ja need on jutumärkides vanamehed. Tigedad vanamehed. Pane vanusepiirid ka juurde. See on 60 ja 65 pluss ja sealt edasi. See on see, mis nagu, mida võiks sinna panna. Pensionäridest vanamehed. Pensionäridest vanamehed ja nüüd vaatame, et kelle kohta siis, kuna see on üldistus ja seda tihtipeale kuuleb ja nüüd peaminister tõi selle nii-öelda tõepoolest poliitiliselt nagu väga kõrgele tasandile, kus ta siis väljendas oma pahameelt tigedate vanameeste osas, mis minu meelest on poliitiliselt uskumatult rumal tegu, sellepärast, et tegelikult saagis seda oksa, millel ta istub, sellepärast, et see põlvkond ei ole väike ja neil on väga selged poliitilised sellised seisukohad. Kõige aktiivsem valija. See on kõige aktiivsem valijate rühm ja neid inimesi on Eestis 60 pluss kuni siis ülespoole välja, need on umbes 165 000. Umbes 165 000 inimest, kes võiksid siis nagu soovi korral siis solvuda selle asja peale ja leida, et peaminister Michal siis on neid lihtsalt mõttetult kottinud. See on tõepoolest üks kõrgema valimisaktiivsusega elanikkonna kihte. Nüüd, mida need inimesed on teinud? Aastatel 1990 kuni 2000, nüüd 10 aastat, kui Eesti Vabariik üles ehitati, see põlvkond on üles ehitanud Eesti Vabariigi. Nad olid siis 25 kuni 45 aastased. Nad on olnud riigiametites, eraettevõtluses igal pool. Nüüd nad on 65 pluss. Nende hulk kasvab. Need on need inimesed, kes on ka Eesti julgeoleku üles ehitatud, need on need inimesed, kes on üles ehitanud Eesti spordisüsteemi, viinud Eesti tagasi nagu rahvusvahelise spordimaailma igale poole. Ja nende hulk kasvab, et 2035. aastaks kasvab 60 pluss ehk siis tigedate vanameste arv kuni 190 000, 20% tuleb juurde ja 2045. aastaks jõuab see 200 000 lähedale. Selle põhjus on see, et see 50-60 aastatel oli suur sünnikohort ja need liiguvad kogu aeg edasi, saavad järjest vanemaks. Ja noorem põlvkond on arvuliselt väiksem. Minu poliitiline järeldus. Peaminister Kristen Michal tegi erakordselt rumala apsu, sest ta arvas, et ta on nagu vaimukas, ta lendab nagu sotsiaalmeedias, viskab mingisuguse killu õhku ja siis sellega on kõik. Tegelikult ta puudutas väga suurt ja väga olulist valijate rühma just nimelt parajasti enne valimisi selleks, et need inimesed, kellel on palju aega istuda, poliitiku üle mõelda, võiksid selle läbi arutada, endale meelde jätta ja valimistel teha oma otsus. Ja ma arvan, et väga paljud neist arvavad, et sellist erakonda, kus istub Kristen Michal, nad enam ei taha valida, sellepärast, et see lihtsalt põlgab vana inimesi ja sildistab neid tigedateks. Ja ongi kõik. Väga rumal otsus. Valimisteni on jäänud 10 kuud, natuke vähem. Ja valitsusparteide tänase valitsuskoalitsiooni toetus ei ole ka kõige suurem, nii et saab näha. Midagi tuleb ju ette võtta, aga tõepoolest see, millele sa viitad, on tõsine probleem ja sellega peab tegelema tegelikult kogu riik ja sellele viitasid ka Eesti Pank ja Bigbanki peaökonomist Raul Eamets oma läinud nädala tehtud ülevaates, et riigi võlg kasvab, pensionäride arv suureneb ja kuidagi peab riik sellega hakkama saama. See on nüüd suur küsimärk, kuidas? Ja lisaks veel siis, mis siis on, lisaks ka siis Rahandusministeerium tegema prognoosid, milles pole mitte midagi lõbusat. Nad ütlevad seda, et viimase prognoosi järgi laieneb sel aastal riigi tulude ja kulude vaheline lõhe 4,3%-ni sisemajanduse kogutoodangust. Riigivõlg on kasvanud
puudujäägi rahastamiseks vajalik riigivõlg kasvaks läinud aasta 10 miljardilt 2030. aastaks 21 miljardini, aga mis on niisugune imestamisväärne ja mida tasub tsiteerida, et kui veel 2022. aastal kulus valitsussektori intressimaksetele 28 miljonit eurot, siis 4 aastat tagasi, siis selleks aastaks prognoositav kulu on täpselt 10 korda suurem, 280 miljonit eurot ning ulatub 2030. aastal 647 miljoni euroni. See on juba selline kasv, et no siin ei jõua isegi eest ära joosta, see mägi vajub lihtsalt meile kõigile selga. See on 3% SKP-st ehk siis 3% kõigist riigi tuludest ja selle 3% eest täna saaks üleval pidada kõiki 3 ülikooli, piirivalvet, politseid. See tähendab, et riigil on tulevikus tegelikult vähem raha, kui ei tõsteta makse. Automaks oli muidugi üks ehe läbikukkumise näide, nii et ma ei kujuta ette, kuidas see maksupoliitikaga edasi minna, aga... No üks võimalus tegelikult on ju veel, see on kulude kärpimine. Noh, mida on ka püütud teha, jah. Noh, ma ei tea, kas on, kui ei ole tegelikult ju seda püüdmist kuigi tõsiselt olnud. See ühest küljest nagu kõlab hirmsasti, et 3% nii-öelda kõigist riigi tuludest, aga samas, kui sa nüüd võtad, siis eraisikutele antakse ju laenu põhimõttel, et sul on võimalus võtta eluasemelaenu, autoliising, mingid järelmakse asju, aga seal nagu lähtutakse rusikareeglist, et tagasimaksed ei tohiks ületada 40% inimese kõikidest sissetulekutest, et kui sellega võrdled, siis nii? Kas sa soovitad ühistransporti? Siis on meil ju arenguruumi, aga tegelikult minu jaoks on ikka suur küsimus see, et meil on jube hea tööhõive, väga kõrge tööhõive, aga tulemust nagu ei ole, et eksport ja tarbimine ja me toome toiduaineid sisse ja nii edasi, et midagi on nagu ikkagi siis valesti, et ja see on minu meelest järgmise aasta märtsi valimiste üks põhiteemasid, kuidas sellest välja tulla. Makse keegi tõstma ei hakka, see on selge. No siin on Eesti Panga pensioni iga ka keegi tõstma ei hakka, see on ka selge. Et lahkuv Eesti Panga president Madis Müller on ju mitu korda rääkinud sellest, et erakonnad peaksid tegema kokkuleppe, et nad suudaksid ühiselt siis vaadata näkku sellele reaalsusele ja leida mingisuguseid selliseid lahendusi, mis oleksid ka nagu reaalsed. Et sellist koostööd, ma ütlen, et Eesti erakondade vahel ma praeguses olukorras küll ei looda, sellepärast, et lihtsalt selge ei ole vastu seina, võimalikud on riigilaenu võtta veel 1 miljard välismalt juurde selleks, et jooksvaid kulusid maksta, aga selleks seda, et erakonnad on hakanud nagu mõtlema selle üle, siis selle teema üle enne valimisi oluliselt, seda näitab siis see põhimõttekoja poolt ja Raul Eametsa poolt põhimõttekoja poolt välja antud ja Raul Eametsa poolt kirjutatud, kes on siis Bigbanka peaökonomist, ülevaade Eesti majandusest ja nendest lahendustest, mis võiksid siis olla laual selleks, et olukorda parandada, mis on tekitanud hästi suurt vastukaja, et mõnikord juba selle lühikese aja jooksul seda aetakse segamini siis Isamaa seisukohtadega, mis on väärarvamus selles mõttes, et need lahendused, mida Eamets seal siis nagu välja pakub, need ei ole traditsiooniliselt Isamaa poolt lauale pandud lahendused. Küll aga mina meenutaksin seda ühte Isamaa valimisvõidule eelnenud aktsiooni, kus korraldati suur küsitlus, kus küsiti minu meelest 4 olulist teemat, mis inimestele lähevad korda. Inimestele pandi siis postkastidest, pandi pabereid ja nii edasi, nii edasi. Mis me, ime küll, aga sellest sündisidki siis teatud järeldused. Seal oli muuhulgas, nende hulgas üks oli siis kodualuse maa maksuvabastus, mis tõepoolest tehti ära, ainult et Edgar Savisaar jõudis sellega Tallinna linnas ette, enne kui siis Mart Laari valitsus selle ära jõudis teha ja teine asi oli, 3.4. mäleta, aga teine oluline asi oli siis tasuta kõrgharidus, mis tõi endaga kaasa siis toonase Isamaa
haridusministri Jaak Aaviksoo poolt juhitud kõrgharidusreformi, mille tagajärgede käes me ägame tänase päevani ja arutame nutuselt, et kas ja kuidas saaks vähemasti osa kõrgharidust uuesti viia siis nii-öelda tasuliseks, sellepärast, et riigi poolt tasuta kõrghariduse reformiga võetud kohustused jäeti järgnevate valitsuste poolt lihtsalt täitmata. No jaa, aga opositsiooniline EKRE kordab oma ettepanekuid, kuidas saab majandusolukorda parandada. Mina nendel alla ei kirjuta, aga kordan EKRE väited üle. Igasugune rohepööre tuleb lõpetada, Rail Balticu ehitus tuleb lõpetada ja kodanikuühenduste toetamine tuleb lõpetada. Ma ei tea, palju sealt kokku raha saab, aga ma ei ole ka kindel, et need ettepanekud on head ettepanekud. No nipet-näpet ikka tuleb, eks ole, aga kas sellega suuri probleeme lahendab? Meil ei ole mõtet... Rohepööre on tegelikult ju lõpetatud sellega, me peame nõustuma. Meil ei ole mõtet loota selle peale, et võiksid... ma ei tea, on see siis 5, 6, 7 või 8 erakonda, kes potentsiaalselt võiksid parlamenti pääseda, et nemad suudaksid nüüd omavahel milleski kokku leppida. No nagu sa ütlesid, 10 kuud on aega, jumal teab, mis veel vahepeal, eks ole, juhtub. Kes tuleb, kes vajub, eks ole. Aga küll võib-olla oleks Eestis aeg selle järgi, et kindlasti saavad nende majandusküsimused valimisteel üheks väga oluliseks küsimuseks ja võib-olla meil tasuks eeskuju võtta näiteks mõnest Skandinaavia riigist või mõnest Euroopa riigist, kus on ju suhteliselt tavapärane, et ennem valimisi räägitakse ka nii-öelda potentsiaalsetest koalitsioonidest, et saaks vaadata nii-öelda nende koalitsioonide tervikmõju, et ehk see oleks üks viis, kuidas me saaksime natukenegi lähemale sellele, et valijad saaksid nii-öelda nagu reaalselt aru, et mis ootab ees nii riigimajandus kui ka tegelikult neid inimesi endid pärast valimisi. Mina soovitan enne valimisi küll meile, kõigile ajakirjanikele, kõigile valijatele küsida, et mis saab inflatsioonist, mis on ikkagi jätkuvalt Euroopa Liidu kõige kõrgem. 3,4%. Ja selle oma eelmise pooleli jäänud mõttekäigu juurde ma tahtsin öelda, et selle Eametsa ja Põhimõttekoja dokumentidega tegelikult praegu testitakse siis nii-öelda Eesti Vabariigi kodanike peale, et millised ideed lendavad, millised on täiesti vastu võetamatud, mida võiks valimisprogrammidesse võtta ja mida ei võiks. Ja praeguseks on teinud seda siis Põhimõttekoda, mille kohta võib põhimõtteliselt öelda, et ta on isamaalise taustaga, kuid need ideed, mis seal olid, ei ole Isamaa, neid ei saa lugeda Isamaa ideedeks. Nüüd, mis oleks vajalik, et teised erakonnad tuleksid välja, ma ei tea, sarnaste suurte dokumentidega, kus nad siis joonistaksid välja, milliseid lahendusi nemad näevad nendele probleemidele, kuna probleemid on tegelikult need samad, millest kirjutab siis kas Raul Lättemäe või Rahandusministeeriumist või siis millest rääkis ka Madis Müller, need probleemid on kõik samad. Seda kõik tunnustavad, aga erinevad on siis nende lahenduste teed ja kui teised erakonnad tuleksid oma suurte plaanidega välja, näiteks, et millised teed on, siis me saaksime nagu juba hakata mingisugust pilti kokku panema, aga praegu, kui me lihtsalt ütleme, et Isamaa ja Keskerakond või siis Eesti 200 kaob ära, võib-olla parempoolsed ja Reformierakond ja sotsid, et milline tulemus seal on, no igal juhul siis me ei oska selle põhjalt öelda, et millised need majanduslikud lahendused on. No igal juhul me teame seda, et kui mingisuguses pundis istuvad sotsid, siis tekib kohe põhimõtteline nagu erinevus ja pool sellest ajast, mis peaks kuluma arutelule, läheb omavaheliseks vaidlemiseks. No maksusüsteemi muutmine on üks põhilisi küsimusi, mis puudutab majandust enne Riigikogu valimisi ja selles osas ma tahaks küll kuulda väga selgeid ettepanekuid. No see muidugi sotside küsimus on see, et millises pundis nad istuvad, et sellest sõltub see, kui palju aega vahutamisele läheb. Aga siin me oleme jälle olukorras, mille kohta ütles Kaja Kallas pärast eelmised Riigikogu valimised, kui me oleks nendest ebapopulaarsetest asjadest enne valimisi rääkinud, siis me ei oleks sellist edu saavutanud. Väga õige, aus vastus oli see. Ainult, et aus vastus valetamise kohta, pole ka suurem asi nagu boonus. Siinkohal väike paus.